Maakera kliima on miljardite aastate jooksul muutunud mitmeid kordi. On olnud pikki soojaperioode ja jääaega, mis on kestnud miljoneid aastaid. Ent viimase 150 aasta jooksul on maakera kliima ja temperatuur hakanud muutuma kiiremini kui kunagi varem. Kliima soojenemine põhjustab mitmeid muutusi meie ilmastikes, temperatuurides, merevee tasemes, sademetes ja üldises elukvaliteedis. Näiteks 2019. aasta suvi oli terve maakera ajaloos üks kuumimaid, mis põhjustas ulatuslikke metsatulekahjusid ja põudasid. Veel praegu on meil aega oma tarbimisharjumuste ümbermõtestamiseks, kliimapoliitikate tugevdamiseks ja kliimamuutustega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks. Kuna kliimamuutuste mõjusid, olgu need nii tõsised kui tahes, hakkavad kõige enam tundma meie järeltulevad põlved, on nende arusaam ja teadlikkus toimuvast väga oluline. Seetõttu küsisimegi just lastelt nende arvamust kliimamuutuste kohta ja soovitusi planeedi hoidmiseks. See on nagu siukene asi, et õhk soojeneb ja läheb järjest palavamaks ja palavamaks. Jää kaob ära ja tulevad, mered lähevad suuremaks. Maailma soojenemine. Kui näiteks suvi on liiga kuum või talv on liiga külm. Tal hakkab paha. Ja hakkab sulama, liustikud hakkavad sulama, linnud ei leia enam pesase. See ei ole hea, siis muidu jääkarud ei saa elada. Maakera läheb liiga kuumaks, pole loomadel väga palju hapnikku, nagu niigi neil pole väga palju hapnikku. Kui maakera nagu niigi kuumaks läheb, on nendel loomadel nagu näiteks hakkab palav ja paha, kellel on väga palju paksud karvad, nagu näiteks lõvil on karvi nii palju ja ta võib ära surra ka, sest tal on hapnikku pole ja hakkab palav. Sealsed loomad võivad ära surra. Näiteks nagu jääkarud, sest nad on ju jääkarud, mitte mingid tavalised karud. Kui läheb liiga soojaks, siis inimesed hakkavad jooksma ja teiste maadele minema. Nad hakkavad ära jooksma, aga võibollagi mõned jänesed ei jõua ja siis nad saavad surma võib-olla. Siis ei pea kogu aeg nii paksult riides olema ja siis ei ole nii palju lund ja siis saab ratastega sõita. Siis võib tulekahju juhtuda. Näiteks tuleks maavärin. Taimed võivad ära surra. Äkki hakkab siis ka veel maa kuumaks minema. Et peab hoopis sandaale kandma. Ma arvan, et inimesed põhjustasid kliima soojenemise. Autod ja tehased. Ma ei tea, äkki mingi pahalane teiste süü, kes tegid seda. Bensiini ja diisliga sõitvad autod ja inimesed, kes prügi maha viskavad ja puid maha võtavad ja uusi asemele ei istuta. Päike. Inimesed, tehased, autod, trammid, bussid. Inimesed põletavad vist liiga palju kütust ka. Teen sipelkatele sipelkapesasi, teen lindudele linnupesasi. Kodus me ei pane mingid kemikaalist asjad meie väravasse, aga me ostsime parte, et nad sööksid puugid ära. Hoolitsen selle eest. Kastan. Kui ma hambaid pesen, ei jäta terveks ajaks kraani jooksma. Mina korjan prügi ja istutan taimi. Viime sinna, kus saavad pudelid minna taaskasutusse
anda loomadele vett, süüa, lasta neil rahulikul rohtu süüa. Me võiksime rohkem jalgrattaga sõita. Mina ütlen neile, et nad sõidaksid elektriautoga. Ja ei sõidaks autodega, mis töötavad bensiini ja diisliga. No me võime ka vahepeal sõita mingi niisuguse asjaga, millel ei ole üldse mingit niisugust bensiini või mingit niisugust asja, nagu näiteks jalaga võib küll kõndida, aga kui see õhk on ikka veel seal, siis võivad niisugused maskid olla ees. Hoia loodust, ära raiu puusi. Hoia loomadele pesapaiku. Mitte sõita nii palju autodega kuskile. Ükskord ma kuulsin, kuidas Patrik ütles, et ta viskas maha prügi siia lasteaeda. Mis see asi on? Nii ei sobi ju. Päriselt ka.